olen Simone Epro ja mina kuulun Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni Lõunapiirkonna juhatusse. Täna oleme tulnud siia Valgamaa kutseõppekeskusesse, sest siin toimub riiklik tegevusjuhendajate kutsevõistlus. Lähme vaatame lähemalt, kuidas võistlus kulgeb ja kes selle võistluse võidab. Mina vahepeal püüdsin kinni kutsevõistluse korraldajad. Kuidas juhtus nii, et kutsevõistlus toimub täna Valgas? See juhtus nõnda, et aasta tagasi või eelmise aasta maikuus olid kutsevõistlused tegevusjuhendajatele Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis. Ja meil õnnestus see võistlus võita ja meie võistleja saavutas esimese koha ja kombeks on nõnda, et kes saavutab esimese koha, on järgmine kord korraldaja kool. Miks sellist tegevusjuhendajate kutsevõistlust üldse vaja on? Jaa, et eks see paneb ju õpilased proovile, et kes siis töötavad, kes ei tööta ja neil on võimalus siis ennast proovile panna, ennast näidata. Siis kindlasti ka teadlikkuse tõstmine, et üleüldse inimesed teavad vähe, kes on tegevusjuhendaja, millega ta tegeleb, et siis sellist teadlikkust laiemalt ühiskonnas levitada, teavitada. Ja oskad midagi lisada veel? Eks ta pigem ongi selline erialasisene, et saavad erinevate koolide õppijad oma teadmisi ja oskusi proovile panna, et siuke vahva, ütleme pingeline, aga samas ka mõnusa emotsiooniga. Ja omavahel lõimuda on ju, et erinevate koolide inimesed ju kohtuvad siin jällegi, et jällegi uusi tuttavaid saada ja kolleege näha ka teisest asutusest. No nüüd on võistlus juba lõpusirgel, et viimased osalejad on veel jäänud. Kuidas praegu muljed on? Mis emotsioonid on? Mis toimub? Mina olen seal üleval 3. korrusel ja võib-olla kõige rohkem näen seda tulijat ja minejat, et eks ta ikka nii on, et pinge on sees, sa võid teha seda tööd ja olla teinud võib-olla 10 aastat, võib-olla vähem, võib-olla veel isegi rohkem, aga võistlusärevus loob pinge, et eks ma seal ka püüan nii natukene olla siukese toetaja rollis, jah, aga kokkuvõttes on ikkagi väga äge ja mõnusa emotsiooniga tullakse välja. Aga me oleme täna ju Valgamaa kutseõppekeskuses. Tegevusjuhendajaid te koolitate. Mida veel saab Valgamaa kutseõppekeskuses õppida? Ja meil on siis enamasti pakume töökohapõhist õpet hooldustöötajatele, tegevusjuhendajatele, nagu sa ütlesid, ja lapsehoidjatele. Ja lisaks siis see aasta koos selle haridusreformiga tuleb meil ka kutsekeskharidus, mille lõpetajad siis samamoodi saavad endale näiteks tegevusjuhendaja kvalifikatsiooni. Et noored, kes lõpetavad põhikooli, ei tea, mida teha, aga selline soe suhe näiteks sotsiaalvaldkonnaga juba on, siis miks mitte tulla õppima sotsiaaltöö ja teenused õppekavale. Selline laiapõhjaline, kus õpitakse igast erialast põhiteadmisi ja lõpuks saad valida siis suuna kas tegevusjuhendaja või hooldustöötaja. Et selline. Väga kihvt. Igal juhul suur aitäh teile ja aitäh, et te korraldate sellist põnevat üritust täna. Jaa, aitäh. Ja minuga koos on siin Tõrvakodu tegevusjuhendaja Mai. Räägi, Mai, mis sind tänase üritusega seob? Olen ise õppinud siin koolis, lõpetanud tegevusjuhendaja erialal ja sellest saadik on meil olnud tihe koostöö selle kooliga. Olen käinud siin andmad väikseid nagu loengulaadseid sissejuhatavaid tunde, et mida see töö endast üldse kujutab päriselus, mitte siin koolis paberi peal. Ja täna tulin ka tutvustama meie tooteid. Siit olen ma läinud siis edasi Tõrvakodusse, algul praktikale ja nüüd olen siis seal olnud tegevusjuhendaja 5,5 aastat. Mis selle tegevusjuhendaja töö juures kõige rohkem väljakutseid pakub? Iga päev on väljakutse. Ükski päev ei ole ühtemoodi, aga kõik oleneb, kuidas sa väljakutse vastu võtad. Et see töö on väga mitmekülgne ja väljakutsed on nagu väga palju. Ma saan aru, et sa oled ise olnud ka siin kutsevõistlusel žüriis. Kuidas see kogemus oli? Ja kõige esimesed kutsevõistlused, mis Tallinnas toimusid, läksin ma siit siis vilistlasena žüriisse ja
olla žüriis on tunduvalt raskem, ma arvan, kui võistelda, sest võistlusel sa tegutsed iseenda eest, aga žüriis sa pead kritiseerima teiste tehtud töid ja see on nagu tohutult raske. ja minuga koos on siin Inga, kes saavutas siis võistlusel 3. koha. Kuidas sa ennast tunned? Ma isegi ei usu, et ma üldse mingi koha sain. Tegin, mis ma suutsin ja ma pean ütlema, et see, mis ma mõtlesin, mida ma võiksin küsida teha, see tegelikult oli paberi peal, inimene mängis mulle hoopis midagi muud. Nii et ma tegelikult tegin seda, mis tema mulle ette mängis ja püüdsin temaga ennast kohandada. Ja mis sa arvad, mis tõi sulle esikolmikusse koha? Võib-olla see, et ma sain temaga kontakti siiski. Mulle endale tundus nii, mingist tema silmavaatest. Mulle tundus juba enne poole peal, enne poolt aega juba tundus, et ta tegelikult on nõus minuga koostööd tegema, aga et see võtab aega. Ma pean ütlema, et see olukord siiski kuskil taustal tiksus ikkagi see ka, et see ei ole päris realistlik nagunii saada nii ruttu kontakti, aga ma nägin, et ta ei tõrgu ja ma arvan, et võib-olla see, et ma üldse suutsin temaga mingi natuke sõbraliku kontakti luua. Võistlus on läbi ja minuga koos on siin tegevusjuhendajate kutsevõistluse võitja Terje. Nii, mis tunne sul on? Mul on soe tunne. Ma tunnen seda, et me oleme saavutanud jälle midagi, mitte mina üksi, vaid me kõik koos oleme saavutanud jälle niisuguse mõnusa ja suurepärase töö ja see tunne tegelikult praegu on siin, see tunne on nii suur, et ei oskagi kirjeldada seda hetkel. Et mul ei tule sõnadki veel välja, et ma olen natukene nagu ehmatunud, aga ma olen hästi tänulik. Ja ma täna sain tegelikult endale selle tagasiside, et kui palju või kui vähe, et jõuda kliendini. Ja see oli täna minu võit. Nii et see oligi see, mis tõi sulle selle esikoha? Ma arvan küll, jah, et jõuda kliendini ja ollagi hooliv, ollagi armastav, olla tema jaoks olemas. No sina õpid ju Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ja nüüd järgmisel aastal Tartu Tervishoiu Kõrgkool peab seda üritust korraldama. Nii et oled sa selleks valmis? No ma lubasin siin juba vaikselt niimoodi meie kursuse juhendaja Maikenile, et ma tulen, aitan, kui vaja on. No suurepärane, aga palju õnne sulle veel kord. Aitäh. Aktsiaselts Hoolekandeteenuste juhatuse liige ja tema esindab täna siis tegevusjuhendajate kutsekoda siin kutsevõistlusel. Räägi, Liina, mis muljed on nüüd praegusest võistlusest? Kuna ma olen siin esimest korda, siis tegelikult on väga lahe, et tundub, et võistlus on väga hästi korraldatud, kõik ütleme nii ajaliselt kui selles, kuidas inimesed liiguvad ja kõik, kuidas see on korraldatud, aga et see võistlus on nagu väga põnev, et on ette antud siis tegevusjuhendajalt üks situatsioon, mida nad peavad siis kliendiga lahendama ja nüüd ongi siis see, et igaüks siis proovib kuidagi isemoodi siis oma sellisele teadmisele ja oskusele tuginedes siis sellele asjale läheneda, et selles mõttes on ta väga põnev ja saab nalja ka. No nüüd on pooled võistlejad on siis ära võistelnud. Kas on juba mingi lemmik ka tekkinud? Tegelikult veel ei ole, et ma ootan veel ära ja siis ma saan mõelda, et mis asjad need on tähtsad, aga küll on erinevused on see, kuidas inimesed kliendile lähenevad, kes läheb ümbernurga, kes on otsekohesem, kes on nagu sellisem hoidvam rohkem, kes tahab seda eesmärki saavutada, nii et selles mõttes kõik need 5 inimest, kes on praegu olnud, on nagu väga-väga erinevad. Ja kuidas sinu tunnetus on, kas sellist kutsevõistlust on vaja? Ja kindlasti on vaja selles mõttes, et juba seda tegevusjuhendaja eriala tuleb rohkem nagu nähtaval hoida, et inimesed hakkaksid teadma, millest käib jutt, kes on tegevusjuhendaja, millega ta tegeleb ja mis need takistused ja väljakutsed selles töös on, et selles mõttes on see väga oluline ja väga suur tänu korraldajatele. Aitäh sulle!
Reinu, aitäh, sinuga oli väga tore.